armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks ma loen Danieli raamatu 2. peatüki salmid 31-41 ja 44. Sina, kuningas, nägid ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne. See seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Sa vaatasid, kuni üks kivi kätte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist ja purustas need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld, sai taganate sarvaseks suviselt rehealuselt, tuul viis nad ära ja neist ei leidunud jälgegi, aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa. See oli unenägu ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse. Sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on andnud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au. Ja sinu kätte on ta andnud inimesed, kus need ka iganes elavad, metsloomad ja taevalinnud, seades sinu valitsema nende kõigi üle. Sina oled see kullast pea, aga sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma, ja veel 3. kuningriik vasest, mis valitseb kogu maa üle. Siis tuleb 4. kuningriik, tugev nagu raud, raud ju lõhub ja pihustab kõike, ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta kõik. Aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potissepa savist ja osast rauast, siis see tähendab jagatud kuningriiki. Küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult, aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitmatuks ja mille valitsust ei anta teistele rahvastele. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Aamen. See oli siis Danieli raamatust. Danieli raamat on Vanas Testamendis omanäoline selle poolest, et see sisaldab ilmutusi tulevaste aegade kohta. Ja väga palju sellest on 2500 aasta jooksul täide läinud. Aga tundub, et kõik veel mitte. Igatahes meenutab see Vana Testamendi raamat pigem Johannese ilmutuse raamatut Uues Testamendis. Sellest, mis me praegu kuulsime, võin küll juba etteruttavalt öelda, suurem osa sellest on juba täide läinud. Need maised kuningriigid, mida siin piltlikult ette ennustatakse, kõik on juba olnud. Danieli raamat ise on kirja pandud ajal, kui Daniel tegutses. Millal ta tegutses? Aastatel 605 kuni 536 või 7 enne Kristust. Nii et umbes 2500 aastat tagasi või natuke rohkem, 2600, 500-600. Ja oluline on siin ka märgata seda, et see on pool aastatuhandet enne Jeesuse sündi kirja pandud. See oli aeg, mil Juuda riik oli langenud Babyloonia võimu alla ja mida me Piiblist loeme, Issand andis tema kätte Juuda kuninga Jojakimi. See lause kirjeldab küll ühe väikese riigi vahekorda Babyloonia võimuga, kuid see annab meile piisava selgusega märku, et oma võimu oli Nebukadnetsar saanud Jumala käest. Jumal oli andnud need riigid ja kuningad tema meelevalla alla. Ja eks see kehtib iga võimu kohta, nagu kuulsime ka enne altarist apostli sõnu. Iga võim on Jumala käest, ka Nebukadnetsar oli selle sealt saanud. Ja samamoodi kehtib see ka tänaste valitsejate kohta. Me võime nendest valitsejatest küll halvasti arvata, õigusega näiteks, aga ilma Jumala loata ei oleks kellelgi võimu. Seda võimu, kas me tarvitame hästi või halvasti, see on meie otsus ja ka valitsejate otsus. Sest ka meil igal ühel on mingi väike meelevald millegi üle. Võib-olla see on väga väikene meelevald oma kodus, oma toas, oma asjade üle.
Aga see on antud meile Jumalalt. Me ei saaks midagi, kui see ei oleks meile Jumala poolt lubatud. Ka neid väikseid asju me võime teha hästi või halvasti. Ja kui ma mõtlen, et suure riigi juht teeb ikka sigadusi küll, et ma teeks paremini. Kust ma seda tean? Ma ei pruugi seda üldse paremini teha. Ja võib-olla Jumal säästab mind selle eest. Jah, Nebukadnetsaril oli tõesti suurem vägi ja võim antud. Ka maine vara, mis oli talle antud mõneks ajaks, kuigi 57 aastat oli ikkagi päris pikk valitsemisaeg. Tollel ajal veel eriti pikk. Aga seegi nende tuhandete aastate kõrval on ainult mõneks ajaks. Ja erinevalt Jumala valitsusvõimust, mis on igavene, oli see vägagi ajutine. Ajutiselt kasutada antud. Nebukadnetsar, ilmselt ka ajalootunnist tuttav nimi, oli suur organiseerija, autoriteetne juht, meisterlik sõjapealik, kindlustas Uus-Babyloniat, oli seal nähtavasti kõige silmapaistvam valitseja. Tema ehitusettevõtmised olid kolossaalsed. Neid loetakse 7 maailma ime hulka. See oli see, mille jaoks ta seda võimu kasutas. Me igaüks saame otsustada, milleks me oma võimalusi kasutame. Võime teha head, aga võime oma tegudega ka suure karistuse ära teenida. Andku Jumal meile siis tarkust oma ande, seda suurt või väikest, mis meie kätte on usaldatud, Jumala abiga tema tahtmise kohaselt kasutada. Küllap oli Jumalal oma plaan, kui ta andis Juuda riigikese Babyloonia või babüloonlaste valitseda. Näiteks sattusid siis Babyloniasse noored usklikud mehed, sealhulgas Daniel, kelle läbi sai Jumala vägi tuntuks täiesti paganlikus ümbruskonnas. Kui babüloonlased poleks Juuda riiki vallutanud, Daniel ei oleks ilmselt Babyloniasse sattunud, ka see Jumala sõna, mis Daniel kandis, ei oleks siis Babyloniasse jõudnud. Niisiis sai Babylonias tuntuks ka Vana Testamendi messia ootus. Ja seda pole küll otsesõnu öeldud piiblis, aga ma mõtlen, mine tea, võib-olla just tänu Danielile oskasid need hommikumaa targad tulla õigel ajal Jeesust kummardama. Sest Danieli raamat jäi ju sinna Babyloniasse alles. Raamatukogus, kes tahtis, sai lugeda, kes oskas lugeda. Ja sealt hommikumaalt siis ka Jeesus tervitama tuldi. Ja Danieli raamatu põhjal on võimalik välja kas arvutada või nuputada, millal ja kuidas Messias tuleb. Kes oli Daniel? Noor andekas mees, eks ole. Talle terendas hiilgav karjäär Nebukadnetsari jõukonnas. Konflikt tekkis siis, kui ta pidi hakkama varjama oma usku elavasse Jumalasse. Välised olud seda nõudsid, aga ega tema ei hakanud varjama. Talle oleks väga kasulik olnud varjata. Ta oleks võinud olla seal väga tehtud mees, aga kuna tema usk oli siiras ja ehe, ta ei kartnud inimesi nii palju, kui ta kartis Jumalat, siis ta ei kavatsenudki seda varjata. Isegi kui see tema elu ohtu seadis. Pigem eelistas ta olla koos Jumalaga, kui nautida karjääriga kaasnevaid hüvesid. Niisiis Daniel keeldus kummardamast ebajumalaid. Aeg oli selline, kõik kummardasid. Me elame ka siuksel ajal, kus kõik teevad midagi, mis meile tundub, et kõik teevad. Tegelikult kõik ei tee, aga arvatakse, et kõik elavad nõnda, mis ei ole Jumala sõna kohane. Tookord oli ka siukene aeg. Olid moodsad ajad ja euroopalikud väärtused või aasialikud. Ma ei tea, mis seal siis Babylonias parasjagu olid, aga see oli siuke normaalne elada nõnda nagu teisedki. Et võib-olla südames uskusid küll midagi muud, aga vähemalt välja näitasid nii, nagu nad neid ebajumalaid kummardaks. Daniel otsustas mitte olla kahepalgeline ja teha see valik ära. Teha hea valik
mille läbi sai Jumal teda kasutada oluliste sõnumite edasiandmiseks. Jumal tahab sind ka kasutada, tal on suured ülesanded, kui sa lubaksid ennast talle kasutada. Mis siis juhtus? Aastal 603 enne Kristust, tänaseks päevaks võime arvutada, et 2627 aastat tagasi, nägi Nebukadnetsar unenäo. Ja see unenägu jäi teda vaevama. Ta ei olnud tavaline unenägu. Siuke unenägu, mis jäi kripeldama. Ta sai aru, et Jumal tahab talle midagi selle kaudu öelda, aga see unenägu oli nii segane, et aru ka ei saanud. See oli alles Nebukadnetsari valitsemisaja algus. Babyloonia suurriigi kindlustamine, tugevaks saamine, see kõik oli veel alles ees. Eriti valitsemisajas alguses on kuningad ka mures ja kui Jumal tahab neile midagi öelda, see ilmutus tundus oluline. Ja ka Nebukadnetsari võimed ei olnud veel avaldunud. Teiste ees võis ta küll olla enesekindel, aga oma hinges oli tal palju küsimusi ja muresid. Aga paneme tähele, Nebukadnetsar ei jutustanud oma unenägu mitte kellelegi. Sest ta tahtis olla täiesti kindel selles, et kes selle unenäo talle ära seletab, ka õigust räägib. Ega unenägude seletajaid, nagu tänapäeval, oli tookord ka väga palju. Oli nõudlust, oli pakkujaid, kes tahab, et ma talle tema unenäo ära seletan, küll ma oskan seletada, muudkui seletan. Aga kuninga jaoks oli see üks kõik suur soolapuhumine. Kes aga hästi maksis, sai seletajalt nii toreda ettekuulutuse, kui vähegi soovis. Niisiis nõudis kuningas mitte ainult unenäo seletamist, vaid ka selle äraarvamist. Sellega jäid kõik ise hakanud seletajad paugu pealt ukse taha. Ja Babyloonia targad olid isegi üllatunud, sest varem ei olnud neilt sellist äraarvamist nõutud. Ja nad ei saanud hakkama. Keegi ei teadnud, mida kuningas unes nägi. Nii palju oli neil siiski tarkust, et nad said aru, et sellise ülesande lahendamise jaoks on vaja Jumala abi. Ja kuningas sai ka aru, et kes suudab selle ära seletada, Jumala abiga küll see suudab ära arvata ka, mis ma unes nägin. Ja kui nad ütlesid, et selleks on vaja Jumala abi, siis leiti Daniel, kes oskas seda abi Jumala käest ka paluda. Kusjuures Daniel tegi seda alati koos väikese kogudusega. Koos oma usklike sõpradega, koos oma usukaaslastega. Elu otsustavatel hetkedel suur abi oli sellest, kui oli selline tugev side palvetava kogudusega. Daniel oli usklik mees ja selle tõttu ka alandlik ja teadis, et ta sõltub Jumalast ja oma ligimesest. Me teame, et isegi Jeesus palus jüngrite abi palvetamisel. Näiteks, kui ta Getsemani aias end selleks surmaheitluseks valmistas, ka seal Jeesus käis ja ütles, et palvetage nüüd, praegu on vaja. Jeesusel oli ka vaja palve tuge. Ja suur oli Danieli rõõm, kui ta siis palve peale sai vastuse Jumala käest. Ja Daniel kiitis Jumalat. Ta kiitis Jumalat, kes ka lahendamatutele probleemidele vastuseid annab. Seal, kus meie ei näe ühtegi võimalust, Jumala käes on lahendused olemas. Ja suur oli Danieli usk, mis jaksas anda kogu au Jumalale. See muide ei pruugi olla üldse lihtne. See võib olla ka põhjus, miks me nii vähe imesid näeme. Me ei suuda neid imesid taluda või kanda. See võib meile kahjulikuks osutuda. Sest isegi kui ma tahan öelda, et Jumal ilmutas seda mulle, võib väga kergesti juhtuda, et ma ütlen, Jumal ilmutas seda mulle. Panite erinevusest juba tähele. See tuleb nii kergesti. Pärast, kui Nebukadnetsar tänulikult Danieli ees kummardus, oli Danielil ka seda alandlikkust, et ta kuningat ei keelanud. Järelikult ta ei hakanud ka oma alandlikkusega uhkustama. Nii et alandlikuks jääda pole üldsegi niisama lihtne. Selleks, et Jumalat tänada, on vaja siis siirast meelt ja puhas südant. Muidu juhtub nii, nagu
Võib-olla vanem põlvkond mäletab Kopp Villemi laulu, et ta palju sõnu juubilari tegudele pühendas ja ennast nende tegudega osavasti ühendas. Niimoodi võib ka see olla, kui me Jumala tegudest räägime, et me võime hakata ise ennast esile tõstma. Hoidku Jumal meid selle eest. Aga kui Daniel rääkis siin Jumala tegudest, siis Danieli tarkus avaldus isegi selles, et ta suutis piirduda Jumala tegudega, ilma et ta ennast sellega kuidagi oleks sidunud. Öeldakse, et hea jutlustaja on ka nii puhas nagu klaas, laseb Jumala valgusel tuppa tulla. Või siis see, et hea kirikuõpetaja on niisugune, kes on võimalikult väike takistus Jumala töös. Et me omalt poolt lisada suudame ikka vähe. Täna kuulsime Danieli raamatu seda osa, kus Daniel kirjeldas Nebukadneetsarile tema unenägu. Nagu öeldud, oli Nebukadneetsar alles oma valitsemise aja alguses muretses tuleviku pärast ning Jumal ilmutas talle olulisi asju, et kuningas võiks mõista oma tegemisi ka nagu sellises pikemas perspektiivis vaadatuna. Mõnikord ka oma isikliku elu murede keskel ma olen püüdnud vaadata oma elu niimoodi kaugemalt. Et kui ma elaksin näiteks nüüd 200 või 300 aasta pärast ja püüaksin siis nagu lühidalt kokku võtta või kirjeldada oma elu, et mis ma sealt siis näen. Et siis paistavad need minu tänase hetke olukorrad natuke teistmoodi. Kuninga unenägu oli veider küll, nägi suurt kuju, mis koosnes 5 erinevast materjalist. Kuju oli ühtaegu hiilgav ja hirmuäratav. Ja siis see kuju hävis ilma inimkätte sekkumata. Eks see hirmutab ka kuningat, kui ta sihukest asja unes näeb. Lihtsalt tuli üks kivi ja purustas kuju ning tuul kandis kuju jäänused laiali. Kivist sai aga suur kuhi, mis täitis kogu maa, nagu mägi. Kuningas sai aru, et maailmas on jõude, mille üle puudub tal kontroll ja meelevald. Ja see tekitas hirmu. Daniel seletas, et unenägu jutustab maailma ajaloo sündmusi, kus juures kuldajana ei kujutata siin mitte minevikku, vaid olevikku. Daniel tuletas Nebukadneetsarile meelde, et ta on oma võimu saanud Jumala käest. Eks siis kuningas otsustab, kuidas ta võimu kasutab alamate teenimiseks või oma võimuiha teostamiseks, kuid tema aeg saab ükskord otsa. Tulevad halvemad ajad, siis ei ole kuningas enam otsustaja. Kaduvus seab piiri lõpuks iga inimese tegevusele ja see kõnetab kõigi aegade inimesi. Meie aeg on praegu, mitte homme ega minevikus, meie ainus aeg ja kuldaeg on täna. Praegu on see kuldaeg. Kui liiga kaua kaalutleme, see aeg läheb mööda. Tulevikku saame mõjutada ka tänaste otsustega ja paraku ka nende otsuste edasi lükkamisega. Tagantjärgi võime öelda, et riik, mis tuli Nebukadneetsari surma järel oli, kas keegi teab, mis riik tuli pärast Babyloniat seal Lähis-Idas? No sa täna kuulsid. Just õigus. Pärsia suur riik. See oli selline ka hõbedane aeg ka juutidele. Nad said siis tagasi kodumaale minna. Babyloonia suurvõim sulas nagu või päikese käes ja valitsema asusid pärslased. Aga ka see läks mööda. Pärast seda tuli 3. riik. No mis riik see võis olla? Mis pärast Pärsiat hakkas selles piirkonnas võimu teostama? Õige. Helikal oli õigus, see oli Kreeka. Aleksander Suur vallutas nii Egiptuse kui Pärsia, algas hellenismi ajastu. 4. kuningriiki, tugev nagu raud, mis lõhub ja pihustab kõike, seda vast on lihtsam ära arvata. Just nii käitus ju Rooma impeerium, mis vallutas ühe riigi teise järel, aga seegi suur võim lagunes. Mida see meile õpetab? Kõik riigid ja valitsused ja võimud, kui tahes vägevad nad ka ei oleks, on ajalikud ja kaduvad. Ja meile meeldib sellest aru saada siis, kui me mõnest valitsusest näiteks lahti tahame saada. Aga kipume unustama, et kaduvus puudutab tegelikult meid kõiki, nii häid kui halbu kuningaid, ka neid süsteeme, mille püsimisele me kõigest hingest kaasa aitame. Ka kõik tänapäeva riigid ja võimuhoovad on kaduvad. Ja kui me oleme oma lootuse sidunud millegi kaduvaga, sugugi ei taha siis mõelda, et
selle jõud võiks ka väheneda. Kogu oma elu me tahaks ikka kasvada, väge juurde saada, laieneda, arendada ja nii edasi. Aga varem või hiljem tulevad koomale tõmbamise ajad, languse ajad, koguni riikide ja tervete tsivilisatsioonide hääbumised. Kunagi, kui Barack Obama pidas oma valimisvõidu järel esimese kõne, ta rõhutas, et tema riigi parim aeg on alles ees. No muidugi me ju ei tea, missugused ajad meil ees on, tema ka seda ei teadnud. Aga lootus on ikka vajalik, eriti siis, kui see toetub millelegi. Kui ta toetub kindlale alusele, siis on sellest lootusest ka kasu. Võib-olla tõesti on veel midagi head ees, kuid Danieli kaudu annab Jumal teada, et ka maailma kõige vägevamad riigid kaovad, tulevad asemele uuemad ja Jumala riik on ainus, mis lõpuks siis püsima jääb. No muidugi see äsja valimised võitnud president tookord oli üpris õhku täis rõõmu ja optimismi. Aga ta ütles veel ühed sõnad seal samas kõnes, et paremad ajad ootavad ees, kui meie riigi kodanikud selleks koos pingutavad. Eks selles on jällegi oma tõetera, üksmeeles, venna armastuses, paljud asjad on siis võimalikud, aga see on võimalik juhul, kui Jumal neid püüdlusi ka õnnistab. Nii et Jumala õnnistus tuleks siia lausesse ikkagi lisada. Ka eestlastele vahel meeldib mõelda, et kes tõi meile selle iseseisvuse, eks me ise tegime kõvasti tööd ja pingutasime. Kõik on õige, aga eks me pingutasime varem ka. Tegime tööd ka, miks me siis iseseisvust ei saanud? Saame siis, kui Jumal selle meile annab. Siin lõpeb Nebukadnetsari unenäos selle maailma suurriikide loetelu. See oleks võinud ka ju jätkuda, aga sellest oli nüüd küllalt juba, et me saime aru. Suurte võimude tõusud ja langused ei piirdunud ühe kirjeldatud aastatuhandega, aga unenäo eesmärk oli mitte lihtsalt ajalootund, nagu ka tänase jutluse eesmärk ei ole üks ajalootund, vaid see on väike kirjeldus sellest, kuidas Jumal siin maailmas tegutseb. Ja nii me võime ka täna usaldada ennast Jumala kätte, sest läbi sajandite tema ustavus on püsinud. Seesama Jumal, kes vastas Danieli palvele, vahepeal on nii palju riike tulnud ja läinud, aga seesama Jumal kuuleb ka täna meie palveid. Erilisel kohal selles loetelus muidugi on vihje Rooma impeeriumile, mida kirjeldatakse lähemalt, öeldakse, et nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävimatuks ja mille valitsust ei anta teistele rahvastele. Seda, mis on antud Jumala rahvale, seda ei saa keegi neilt röövida. Jõuluevangeeliumist on meile tuttav see sündmus, see sündinud maailma valitseja, keda nii lihtsad karjased kui hommikuma targad kummardama tulid. Nii on ka Daniel umbes 600 aastat ette kuulutanud Jeesuse Kristuse tulekut, et selle Rooma impeeriumi ajal, siis tuleb see kivi kuskilt, mis saab üle maailma ja seal on valitsus, mis ei kao. See on Jumala riik, millest ta siin kõneleb. Niisiis kivi, mis selle hirmuäratava kuju purustab, on Jumala riik, mis tungib siia maailma. Ka Jeesus ise võrdleb ennast hävitava kiviga. Matteuse 21:44, kes tahab, otsib ülesse. Praegu on aeg, kus need tükid kõik lendavad. Jumala riik kasvab. Kristlikud missionärid on jõudnud praktiliselt kõigisse paikadesse kogu maailmas. Meil on võimalus olla selle tunnistajaks, sellele kaasa elada. Ka täna kirikupalvesse võtame noore neiu, kes on missioni tööl ja praktikal. Ja kord, kui on Kristuse tagasitulek, siis on kõikidel selle maailma riikidel ja valitsemistel lõpp. See, mis püsima jääb, on Jumala riik. Selle riigi kodanikeks on meid siin ristimises võetud. Tere tulemast. Aamen. Nii, kantsi salm 240.